Paljude jaoks oleks Ukraina pikaajalise julgeoleku püha graal selle liitumine NATOga. Loogika on lihtne. Kuulumine maailma suurimasse ja võimsaimasse sõjalisse allianssi tooks Ukraina poolele kõigi ülejäänud 31 liikme kogujõu, mis oleks ülim heidutus tulevase Venemaa agressiooni vastu. Aga mis siis, kui asi on hoopis vastupidi? Mis siis, kui Ukraina liitumine alliansiga oleks vähemalt sama kasulik NATOle kui vastupidi? Enne kui Venemaa 2022 aastal Ukrainat ründas, võis see mõte tunduda naeruväärne, kuid enam pole see sugugi nii ebareaalne. Tegelikult on asi hoopis vastupidi. 2025 aastal kutsuti Ukraina droonioperaatorid osalema NATO õppusel SEAL 2025. Õppused Eestis sundisid ametnike treeningut korduvalt uuesti alustama, kuna Ukraina droonioperaatorid põhjustasid kiiresti vastuvõetamatuid kaotusi Briti ja Eesti üksustele. Mitte üks kord, vaid korduvalt. Nüüd, Rootsis toimunud NATO õppusel Aurora 2026 tegid nad seda jälle ning paljastasid selle käigus NATO kõige ohtlikumad nõrkused. Siin on, kuidas Ukraina droonimeeskonnad purustasid NATO kaitse ja taktikad ning miks see oluline on. Ukraina lõi suhted NATOga 1990-ndatel pärast iseseisvumist kokku varisenud Nõukogude Liidust. Kuid suhted on hüppeliselt kasvanud pärast Venemaa sissetungi ja Ukraina järgnevat NATO liikmelisuse taotlust 2022 aastal. Eriti on Ukrainat üha enam kutsutud osalema NATO erinevatel sõjalistel õppustel Euroopas. Näiteks on Ukraina alates 1997. aastast võõrustanud või osalenud iga-aastastel Sea Breeze õppustel, mis toimuvad tavaliselt Mustal merel, kuid 2025 aastal toimuvad Ühendkuningriigis. Ukraina vaatlejad ja eksperdid osalesid samuti ulatuslikul Steadfast Defender 2024 õppusel, mis oli suurim NATO õppus pärast külma sõja lõppu ning millest võttis osa üle 90 000 sõjaväelase 31 NATO liitlasriigist. Kuid nendel ja teistel varasematel õppustel oli Ukraina enam-vähem noorem partner kohal peamiselt väljaõppeks, koostöövõime parandamiseks ning sisuliselt selleks, et NATOlt õppida. See hakkas muutuma 2025 aastal. Tänu raskelt omandatud kogemustele Venemaaga võideldes on allianss hakanud üha enam käsitlema Ukrainat oma õppustel eksperdina, kes tuleb õpetama ja väärtust lisama, mitte enam õppima. Repmus 2025 õppustel Portugalis kasutasid Ukraina meeskonnad meredroone, mis uputasid simulatsioonis NATO fregati, tuues esile asümmeetrilised mereväeohud. Ja Kevadtorm 2026 õppustel Eestis osalesid Ukraina esindajad koos USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja teiste riikide vägedega. Kuid just SEAL 2025 õppustel Eestis jättis Ukraina tõeliselt oma jälje. Õppused tõi kokku üle 16 000 sõduri 12 NATO riigist. Nad harjutasid koos Ukraina droonioperaatoritega, sealhulgas rindel pajutiselt komandeeritud sõjaväelastega. Koos simuleerisid nad vaenlase surve all olevat ja ülekoormatud lahinguvälja erinevat tüüpi droonidega. Tulemused olid NATO jaoks ootamatud ja šokeerivad. Ühes treeningstsenaariumis üritas mitmest tuhandest sõdurist koosnev lahingugrupp, kuhu kuulusid ka osaleva Briti brigaadi ja Eesti diviisi sõdurid, alustada mehhaniseeritud rünnakut. Niile astus vastu Ukraina drooniüksus, mis koosnes umbes 10 sõdurist. Ukrainlastel olid kaasas oma droonid ja Delta, kaasaegne Ukraina lahinguvälja juhtimissüsteem. Delta kogub reaalajas luureandmeid, kasutab tehisintellekti suure hulga info analüüsimiseks, tuvastab sihtmärke ja koordineerib lööke juhtkonna ja üksuste vahel. NATO vägedel polnud mingit võimalust. Umbes poole päevaga hävitasid Ukraina droonioperaatorid väidetavalt 17 soomusmasinat ja andsid 30 lööki teistele sihtmärkidele. Ühes simuleeritud lahingus hävitasid Ukraina droonid väidetavalt 2 NATO motoriseeritud jalaväepataljoni, kes üritasid rünnata sihtmärki, sõites läbi tiheda metsa, mis lõksustas sõidukid teedele. Eesti Kaitseliidu mehitamata õhusüsteemide koordinaatori ja õppusel osalenud Ivar Hanioti sõnul kaotasid need 2 pataljoni õppuse raames sisuliselt oma lahinguvõime. Samal ajal ütles ta, et NATO üksused ei jõudnudki meie droonioperaatoriteni, nagu meenutas ka teine tuvastamata osaleja. NATO lahingugrupp liigus lihtsalt ilma igasuguse kamuflaažita, püstitades telgid ja soomukid. Kõik see hävitati. Nüüd on mõned kaitseeksperdid juba mõnda aega häirekella löönud, et sõda Ukrainas on põhimõtteliselt muutnud sõjapidamise viisi ning NATO riskib maha jääda. SEAL 2025 õppused olid alliansile tõsiseks äratuskellaks.
nüüd on Ukraina seda trikki korranud ja need hoiatused on muutunud suurteks punasteks märkideks. Rootsi juhitud Aurora 2026 õppused toimusid 27. aprillist kuni 13. maini 2026. Õppus toimus peamiselt Lõuna- ja Kesk-Rootsis ning Läänemeres, kaasates väidetavalt 18 000 sõdurit maismaa, mere- ja õhuvägedest 13 riigist. Võõrustajaks oli Rootsi, lisaks osalesid Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Taani, Norra, Soome, Saksamaa, Prantsusmaa, Holland, Kanada, Eesti, Läti ja Ukraina. Isegi Rootsi kroonprintsess Victoria oli kohal, riietatud täieliku sõjaväe vormi. Ulatuslikud õppused harjutasid Rootsi kaitsmist mereväe rünnakute eest, ühiseid maa- ja õhuoperatsioone ning vägede ja varustuse kiiret liigutamist ohustatud piirkonda. Kuid peamine sündmus oli jõud vastu kaitseoperatsioon Rootsi Gotlandi saarel Lääne-Balti meres, kus harjutati Venemaa hübriidsõja rünnaku tõrjumist. Nagu tagamere admiral Jonas Wikström, Rootsi õppuse juht seda kirjeldas, on stsenaarium selline, et NATO piiri idaküljel, nagu Soomes ja Balti riikides, toimub vaenlase üksuste massiline koondumine, nende üksuste koondumine sellele poolele. Ja meil on ka Rootsis ja teistes liitlasriikides hübriidtegevused. See on suurenenud tase hübriidtegevustes, nagu sabotaaž, küberrünnakud, mõjutustegevused ja muud sellised asjad. See tähendas, et 2 Ukraina droonimeeskonda tegutsesid vastastena, olles osa kujuteldavast Vene väest, kes ründas Gotlandi. Esimene oli 1. rahvuskaardi brigaadist Burjatiast ja teine 20. rahvuskaardi brigaadist Ljubivist. Nende vastu püüdsid end kaitsta umbes 17 300 liitlasväelast. Nende hulka kuulusid üksused Rootsi Lõuna-Skåne rügemendist, Luftfarmeni rügemendist, LV6 õhutõrjerügemendist ja 32 kodukaitserügemendist. Koos USA merejalaväe üksustega, 3. õhu- ja mereväe tulejuhtimisüksusega, 24. ja 27. lahingulogistika pataljoniga, Taani kodukaitseväelaste ja Briti jalaväelastega. Rohkem kui 17 000 NATO parimat sõdurit mõne Ukraina droonioperaatori vastu. Paberil on see täielik ebavõrdsus. Aga kohapeal said NATO väed samasuguseid kaotusi nagu Hedgehog 2025 õppusel. Õppuste viimase 3 päeva jooksul, 11 kuni 13 maini, pidid NATO üksused kaitsma võtmetähtsusega rajatisi Vene rünnaku all, kus kombineeriti tavapärane sõjaline rünnak ebatraditsiooniliste sõjataktikatega. Nagu me hiljem avastame, on see vahe tavapärase ja ebatraditsioonilise vahel NATO probleemi põhiosa. Ukrainlaste roll õppusel oli tegutseda Vene ründajatena, kasutades droone. Ukraina üksused kasutasid tavalisi kodumaal toodetud FPV droone, millele oli paigaldatud suunavad antennid ja pikendatud tööeaga akud. Operaatoritel polnud Ukraina sõja standardite järgi midagi erilist varustuses. Nad juhtisid oma droone tavaliste tahvelarvutite, Gameboy analoogjuhtpultide ja poest ostetud vaatlusprillidega, mida leidub kogu Ukraina sõjaväes. Selle näiliselt tagasihoidliku ründejõu tõrjumiseks olid NATO kaitsejõudude hulgas tipptasemel Rootsi Gripeni hävitajad, Archeri kaugmaahaubitsad, kaasaegsed CV-90 jalaväelahingumasinad ja Leopard 2 A8 põhilahtitankid ning palju muud. Ootamatult purustati see arenenud ja väga kallis varustuse valik. Ukraina piloot, keda tuntakse nime all Tariq, ütles Associated Pressile, et tema üksuse edukad rünnakud sundisid korraldajaid treeningu katkestama ning rünnaku droonide poolt tinglikult hävitatud väed ja varustus 3 korda taas ellu äratama. Ukraina esimese korpuse avalduse kohaselt piirati Ukraina FPV pilootide tõhususe tõttu nende osalemist teatud õppuste etappidel, et teised üksused saaksid õppused lõpule viia, ilma et nad kaotaksid kogu oma varustuse Ukraina droonidele. Nüüd, ühes mehaniseeritud rünnakusstsenaariumis hävitas Ukraina meeskond koos Rootsi pilootidega umbes 32 suuremast tehnikast 28. Teises stsenaariumis ründasid Ukraina FPV-droonid massiliselt ja hävitasid sõjaväelennuvälja kaitse vähem kui 20 minutiga, tabades kõiki sihtmärke edukalt ilma ühegi drooni kaotuseta. See oli alandav. Aga mis teeb olukorra NATO vaatenurgast veelgi hullemaks, on see, et Ukraina drooniüksused polnud isegi nende kõige eliitsemad. See oli vähemalt leevendav asjaolu SEAL 2025 piinlikkuse puhul. Nendes õppustes osales Ukraina kardetud Nemesise üksus ehk Ukraina relvajõudude 412 mehitamata süsteemide brigaad, mis on üks USF-i silmapaistvamaid drooniüksusi. Ainuüksi alates 2026 aasta algusest on eliitbrigaad väidetavalt hävitanud 20 Vene tanki, mis vastab 2 täistankikompanii jõule.
Kokku on alates 2022 aastast neile omistatud peaaegu 200 tanki, 300 soomusmasina ja enam kui 1000 sõiduki hävitamine või kahjustamine. Üksus on samuti hävitanud üha rohkem keerukaid Vene õhutõrjesüsteeme, sealhulgas Tor M2 Puk M3 ja Ossa raketisüsteeme. Samuti Borisogloves 2 elektroonilise sõjapidamise jaamu. Ühel juhul hävitasid nad 1 kuu jooksul 3 sellist õhutõrjesüsteemi, mille hinnanguline väärtus oli $80–90 miljonit. Nad on ka uuendajad. 2026 aasta aprillis saavutas Nemesis maailmas esmakordselt selle, et hävitas Vene Geran ründedrooni, kasutades selleks mehitamata pinnalaevalt ehk USV-lt välja lastud tõrjedrooni. Seega pole eriti üllatav, et Nemesise kogemuste ja oskustega meeskond ründaks NATO kaitset sama osavuse ja raevukusega, nagu nad teevad seda kogu aeg venelaste vastu. Kuid Gotlandil see nii ei olnud. Aurora 2026 õppustel olid Ukraina osalejad enam-vähem tavalised üksused, mida Ukraina kasutab kogu oma laial rindel. Nii Burzjatia kui ka Ljubovi meeskonnad on lahingukogenud, usaldusväärsed ja pädevad võitlusüksused, kuid neid ei peeta Ukraina eriüksuste või USF-i üksuste nagu Nemesis eliittasemele. 1. brigaadi orgaaniline droonipataljon Kondor osales väljaõppes. AFU drooniüksustele üsna omaselt kasutab Kondor peaaegu eranditult Ukrainas toodetud vaatlus, kamikaze ja pommitaja droone ning NATO ei suudaks nendega toime tulla. Nüüd klõpsa meeldimisnupule, kui sulle video meeldib ja vajuta tellimisnupu, kui soovid rohkem selliseid videoid. Siin saates Sõjaväeshow toome teieni iga päev värskeid uudiseid ja teravat analüüsi kõige olulisematest sündmustest. Telli kohe, et midagi olulist ei jääks märkamata. Miks siis NATO vägedel läheb nii halvasti Ukraina kompaktsete drooniüksuste vastu? Anatoli Murgotuni sõnul on suureks põhjuseks aegunud taktikad. Endine politseidetektiiv Merkotun on Nemesise komandöör ja tuntud nimi Ukraina drooniringkondades. Ta oli üks esimesi, kes toetas ja arendas Ukraina mehitamata süsteemide vägede nüüdseks kõikjal levinud pommitajadrooni tehnoloogiat ning üks pioneere väikeste droonide videopildi ja andmete ühendamise kasutamisel luure arendamiseks ja rünnakute tõhusamaks läbiviimiseks. Seega on tal täielik pädevus kommenteerida. Pärast õppust antud intervjuus ütles ta, et NATO taktika hoida lahingumasinaid ja vägesid tihedates kroppides tundub peaaegu enesetapjalik, tuues välja, et nii Vene kui ka Ukraina relvajõud loobusid sellest võitlusviisist juba aastaid tagasi. Tõepoolest, Ukrainas on muutunud haruldaseks näha soomuskolonne manöövritel või rohkem kui 2 või 3 masinaga korraga tegutsemas. Droonid põhjustavad juba 70–80% lahinguvälja kaotustest mõlemal poolel. Vene FPV ja teised kamikaze-droonid, mis maksavad umbes $400 tükk, hävitavad mitmeid M1 Abrams tanke, mille väärtus on $8–10 miljonit tükk. Vene kaotused on muidugi palju suuremad. Nende tankid ja soomukid ei pruugi küll nii palju maksta, kuid Ukraina droonid on neid hävitanud uskumatult kiiresti. Ja muidugi võtab kalli soomustehnika tootmine palju rohkem aega kui tuhandete odavate, surmavate FPV-droonide valmistamine. Probleem on selles, et seda uut tehnoloogiat pole omaks võtnud ainult Venemaa ja Ukraina. Tundub, et Iisrael kaotab Liibanonis kiiresti kaasaegseid Merkava tanke, Nameri soomukeid, buldoosereid ja muud rasket tehnikat. Hezbollahi relvarühmitus külvab palju võimsama vastase seas kaost FPV ja fiiberoptiliselt juhitavate droonidega. Iisraeli sissetung on selle tõttu kannatanud ning nii sõdurite kui ka varustuse kaotused kasvavad kiiresti, nagu Venemaal Ukrainas. Nagu Iisraeli ajaleht Times of Israel kirjutab, oleks Iisrael pidanud seda ette nägema, kuid tabati ootamatult. Ilmselgelt on sama juhtunud ka NATOga. Samal ajal näivad kõik NATO peamised rivaalid uut tehnoloogiat omaks võtvat ja kohandavat oma sõjalisi doktriine vastavalt sellele. Ja hoolimata alliansi tohutus pingutusest selle olukorra parandamiseks, näib lõhe siiski kasvavat. Kui bravuur kõrvale jätta, siis Iraan on sisuliselt võidelnud USA ja Iisraeliga Pärsia lahe strateegilisse tupikusse, kasutades kaugmaa kamikaze-droone, uuenduslikke ballistilisi rakette ja asümmeetrilisi taktikaid. Veelgi muret tekitavamad on uued Hiina sõjalised arengud, eriti tehisintellektiga varustatud droonide kasutamisel. 2026 aasta märtsis tutvustas Hiina Atlas drooniparve operatsioonisüsteemi. Kaadrites, mis näevad välja otse kui ulmefilmist, juhtis üks operaator korraga 96 peamiselt autonoomset drooni. Jaanuaris demonstreerisid nad, kuidas üks operaator juhib tihedas formatsioonis 200 drooniparve, kuid märtsikuu esitlus oli juba järgmise taseme saavutus.
Demonstratsioonis lasti droonid õhku 3 sekundi tagant, saavutades täieliku õhkutõusu vähem kui 5 minutiga. Kui droonid on õhku lastud, kasutavad nad parveintellekti algoritme, et iseseisvalt koordineerida luuret, elektroonilist segamist, peibutamist ja kineetilisi lööke. Nad suudavad omavahel suhelda, et vältida kokkupõrkeid, muuta formatsioone reaalajas ning iseseisvalt tuvastada ja lukustada sihtmärke ilma pideva inimsekkumiseta. Nagu oleme näinud Ukraina tehisintellektiga varustatud suures osas autonoomsete Hornet-drooni puhul, ei jää Ukraina autonoomsete üksikdroonide ega isegi väiksemate parvede osas palju maha. Sama kehtib ka paljude teiste lääne disainerite ja arendajate kohta. Tegelikult on USA enda massdroonide parveprogramm Replicator mõnes mõttes isegi Hiinast ees. Peamiselt Hiina kasvava võimekuse vastukaaluks käivitatud replikaatori algatus saavutas edukalt oma eesmärgi paigutada 2025 aasta augustiks 1000 autonoomsed süsteemid õhu, mere ja maismaa valdkondadesse. 2026 aasta alguseks arenes programm Replicator 2.2, mis keskendub drooniparvede vastastele lahendustele ja tootmise veelgi suuremale laiendamisele, tähistades üleminekut demonstratsioonilt aktiivsele kasutuselevõtule. Nii et tehniliselt, kui Hiina on alles varajases demonstratsioonifaasis, siis USA kasutab juba sadu autonoomseid drooniparvi, kuid siin on suur erinevus. Atlas-süsteem viitab sellele, et Hiina keskendub tsentraliseeritud homogeensetele parvedele. Replicator püüdleb hoopis millegi muu poole. Heterogene integratsioon. Teisisõnu, eri tootjate, näiteks Andurili, Shield AI ja Skydio, eri tüüpi droonide ühendamine ühtsesse tsentraalselt juhitavasse võrgustikku. Erinevalt Atlase ühest tsentraalsest parvest integreerib Replicator erinevaid platvorme nagu XQ-58A, Valkyrie ja erinevad väikesed meitamata õhusõidukid. Kõiki erinevaid droone juhib arenenud tehisintellekti tarkvara nagu Andurili Lattice ja Shield AI Hivemind. Need süsteemid on loodud töötama GPS-i tõkestamise ja sidesegamise tingimustes, tehes iseseisvalt koostööd sihtmärkide tuvastamiseks ja ründamiseks. Nagu võite ette kujutada, on selle õigesti toimima saamine tehniliselt palju keerulisem protsess kui ühe ühtse drooniparve puhul ning tõenäoliselt ka kordades kallim. Võib-olla kõige kõnekam on see, et programm pole seni avalikustanud midagi, mis oleks visuaalselt kaugeltki nii muljetavaldav kui Atlase demo. Aga see on USA, kes on määratlenud Hiina oma peamiseks vastaseks, mitte NATO. NATO peamine rivaal ei ole Hiina, vähemalt veel mitte. Selleks on Venemaa. Ja kuigi Venemaa teeb järkjärgulisi edusamme oma autonoomsete drooniparvede arendamisel, näib Ukraina olevat mitu sammu eespool. Kuid autonoomsed drooniparved on alles kujunemisjärgus, tehnoloogia, mis ei ole veel juurdunud. Ja mitmes mõttes, nagu Ukraina harjutustel pidevalt näitab, ei ole NATO Venemaa juba kujutatava ohu jaoks nii valmis, kui ta peaks olema, eriti kaugel põhjas. Oleks viga, kui NATO laseks end Ukraina hiljutistest droonide ja asümmeetriliste taktikate edusammudest, olgugi need muljetavaldavad ja kahjulikud, eksliku rahulolutundesse uinutada. Nagu Ukraina on ka Venemaa sunnitud kohanema uue sõjapidamisviisiga, tehes seda reaalajas lahinguväljal. NATO ei ole seda teinud. Venemaa on suures osas üle läinud sõjaaegsele majandusele ning omab nüüd maailma suurimat tööstusliku ulatusega droonide ökosüsteemi väljaspool Hiinat. Venemaa juurutab järjekindlalt Ukrainas saadud lahinguõppetunde. Kui ta tahab konkureerida, siis tal pole valikut. Järgides Kiievi eeskuju on Moskva loonud mehitamata süsteemide jaoks eraldi haru, laiendanud droonioperaatorite massilist väljaõpet ning moodustab uusi drooniüksusi kogu ühendväes. Aastane droonitootmine ületab nüüd 1,5 miljonit drooni erinevates tüüpides ja suurustes, kusjuures lääne luureteenistused ootavad veelgi järsemaid kasve tänu Hiina tööstuslikule toetusele ja sanktsioonidest kõrvalehoidmisele. Arktikas kasutab Venemaa tõenäoliselt droone integreeritud jõukordistajatena, võimaldades pidevat luure- ja seiretegevust Arktika rannikualadel ja Põhjamereteel. Bastioni rannakaitsesüsteemide kasutamine, allveelaevade vastaste ja pinnalaevade vastaste operatsioonide toetamine ning kaugmaarünnakute läbiviimine ühesuunaliste ründedroonide ja täiustatud rakettidega. Need tegevused on tihedalt seotud agressiivse küber- ja elektroonilise sõjapidamisega, et halvendada liitlaste avastamis-, sihtimis- ning juhtimis- ja kontrollivõimekust. Selle kõige tõhusaks tõrjumiseks ei saa NATO tugineda ainult oma traditsioonilisele ülekaalule õhuväes ja sõjalaevastikus. NATO peab vastama tulele tulega ehk droonidele droonidega ja nagu Ukraina on näidanud, pole see veel päris selleks valmis. See ei tähenda, et allianss ei võtaks ohtu väga tõsiselt ega tegutseks vastavalt. Piisab, kui vaadata eesootavaid Silent Swarm 2026 õppusi, mis toimuvad 2026 aasta juulis Eestis.
kuigi algselt oli see peamiselt USA mereväe juhitud üritus, on see 4 varasema toimumiskorra jooksul 2022, 2023, 2024 ja 2025 muutunud üha rahvusvahelisemaks. 2026 aasta väljaanne tutvustab alliansi arenevat doktriini autonoomsete drooniparvede tõrjumiseks ning mehitatud ja mehitamata üksuste koostöö integreerimiseks maa- ja õhuvaldkonnas. Keskendudes elektroonilisele sõjapidamisele, tehisintellektil põhinevale autonoomiale ja kihilisele lühimaa õhutõrjele, peegeldab Silent Swarm 2026 selgelt NATO kiiret reageerimist Ukraina õppetundidele. Praktilisemal tasandil Aurora 2026 õppusel Ukraina instruktorid jagasid oma kogemusi droonide kasutamisel, üksuste koordineerimisel ja töötamisel aktiivse elektroonilise sõjapidamise tingimustes. Rootsi, Prantsusmaa, Ühendkuningriigi ja Hollandi teenistujatele peetud briifingutel. Andreas Gustafssoni, Rootsi brigaadi lahingugrupi ülema sõnul, kelle üksus Ukraina meeskondade poolt põhjalikult üle mängiti, on nad meist droonisõjas valgusaastate võrra ees. Seega hindame väga, et nad tulid siia oma kogemusi jagama ning meil on neil palju õppida. Aga NATOl on veel palju muudki, mida tuleb muuta, kui ta tahab järgmise põlvkonna sõjapidamises kiiresti meistriks saada. Ukraina droonioperaatori Karabi sõnul, kes osales Aurora 2026 õppusel, on NATO vägedel potentsiaali, kuid nad vajavad olulisi parandusi nii droonides, taktikates kui ka droonisõja mõistmises juhtide tasandil. Ja see aldab alliansi doktriinist. Nagu varem mainitud, pidas allianss Aurora 2026 õppuse ajal droonide kasutamist ebakonventsionaalseks. See rõhutab, kuidas vaatamata hiljutistele uuendustele käsitleb NATO doktriin droone endiselt peamiselt heidutuse ja kaitse täiendustena, mitte põhielementidena. Tagajärg, nagu Karab märkis, on see, et komandöridel puuduvad küpsed kontseptsioonid mehitamata süsteemide integreerimiseks mitme domeeni operatsioonidesse droonidega varustatud vastase nagu Venemaa vastu. Hiljutised algatused kontseptsioonide arendamise, standardiseeritud väljaõppe ja operatiivsete katsetuste toetamiseks on kindlasti sammud õiges suunas, kuid tõenäoliselt on vaja veelgi enamat. Väljaõppekanalid ja innovatsiooniteed tuleb samuti kiiresti luua ja täiustada. Ukraina on pidanud need kiiresti ja tule all välja töötama, kohane või sure, nagu öeldakse. Kuid lahenduste ja neid kavandavate ning käitavate inimeste kokkupanek on tõenäoliselt märksa keerulisem 32-liikmelises liidus kui ühes riigis, nagu Venemaa või Ukraina. Ja seda ilma arvestamata kõige sidusat integreerimist. Kõige selle rahastamiseks tuleb samuti kapital mobiliseerida ja ratsionaliseerida. Praegu, kuigi erakapital hakkab voolama sõjalistesse idufirmadesse ja tipptasemel tehnoloogiasse, on nii avaliku kui ka erasektori kapitali jaotamine järgmise põlvkonna kaitsekulutustesse pehmelt öeldes üsna kaootiline. Tõenäoliselt tuleb alliansi sees luua struktuurid tootmise konsolideerimiseks ja sujuvamaks muutmiseks, nagu Ukraina Brave One turg, et tagada koostalitlusvõime ja tõhus ressursside jaotamine. Brave One võimandab Ukraina üksustel osta valitsuse poolt heaks kiidetud relvasüsteeme otse, vähendades bürokraatiat ja pakkudes paindlikkust, samal ajal piirates hanget, et tugevdada koostalitlusvõimet. NATO peab leidma õige tasakaalu. Ilma tugeva, süsteemse nõudluseta võtmeplatvormide kategooriate nagu taktikalised ISR-droonid, tiirleva ründemoona ja mehitamata logistikasõidukite järele. On oht, et liitlased jätkavad eritellimusel süsteemide eest kõrge hinna maksmist, samal ajal kui Venemaa ujutab piirkonnad üle lahingutes tõestatud, masstootmises valmistatud platvormidega. Seega on vaja kiiret ümberkorraldust ja kiire ümberkorraldus on ka käimas. Aga kas sellest jääb väheks ja kas see tuleb liiga hilja? Lõppkokkuvõttes võib juhtuda, et NATO vajab Ukrainat rohkem kui Ukraina NATOt. Mitte miski ei ületa kogemust ja Ukrainal on seda lõputult. Kui Seal 2025 ja Aurora 2026 tulemused midagi näitavad, siis NATO jaoks võib see olla olukord, kus kui sa ei suuda neid võita, siis ühine nendega. Või antud juhul lase neil endaga liituda. Anname teile kindlasti teada, kui saame rohkem infot, nii et tellige kanal, et olla esimesena kursis. Seni kaua vaadake seda videot Ukraina insenerist, kes leidis geniaalse viisi, kuidas Vene droone varastada. Aitäh vaatamast!